Peeter Simm. Väljas paistab päike. Eestimaal külvatakse. Ja praegu kohe algab ka metsakolhoosis külv. Kõik tööle, palun. Peeter Simm on Eesti filmipartisan. Kui vihma sajab ja tuul on liiga vali, et välja minna, ütleb Simm. Mida halvem ja külmem on ilm, seda parem. Kui keegi teine enam ei näe ega kuule, võtab võidu partisan, kel relvaks käes konservikarbi gaas. Tule välja poole, Lauri, natuke. Oma kaasvõitlejatelt soovib ta, et keegi ei ütleks, see pole võimalik. Juba need 3 sõna kulutavad liigseid sekundeid selle asemel, et hakata lahendust otsima. Mis on selle episoodi kõige raskem moment sinu jaoks või grupi jaoks? Me peame väga kiiresti tegema kõik selle ära ja kiiresti tegema näed ise millises olukorras, sellepärast et ise me valisime kindlasti just säärase ilma. Me peame tegutsema nagu geriljasõjas. Halva ilma, pilvituse muutused, need muutma oma vaenlastest liitlasteks. Võtteplats on alati ju niimoodi, et seal mitte kunagi ei ole kõik nagu päris korras. Alati tuleb leida mingisuguseid lahendusi. Kurat! Tšau, tule! Mis sa siin teed? Miks sa põllul ei ole? Vara veel. Tuvik ütleb vara veel. Mis tähendab Tuvik ütleb? Sina oled ju meil siin külvivolinik. Minu jaoks on erakordselt oluline, et pärast filmi ei oleks inimestel suus ebameeldivat sapist järelmaitset. Simmi film maitseb nagu komm. Kui telekast tuli Arabella, oli nõukaaja lastel pidupäev ja peale filmi soovisid kõik olla vapramad kui varem. Kui nad vähemalt 2 või 5 minutit on natuke paremad inimesed, kui nad olid enne seda filmi. Korrutage siis vaatajate arvuga läbi ja vaadake, kui palju te head olete teinud. Simm on Eesti filmi partisan ja ajab Eesti asja. Vaata toruse, ilus mees. Ta on oma filmidest ka näitlejana läbi lipsanud. Seejuures olnud üks esimestest, kes on mänginud Konstantin Pätsu. Meil sama asi klaarida, mis Lembitulgi. Sest ükskord pirrud kaelassal ja üsna pea. Neid filme, mis nagu ühe koha peal seisavad, ei ole head ja kalvad, neid on suhteliselt vähe. Kas hakkavad nagu paremaks minema või siis muutuvad hoopis hulluks ära kätte?